Möödunud aastal sai politsei üle 10 000 teate lähisuhtevägivalla kohta. Täna loevad siin Riigikogu ees päikese tõusust kuni päikese loojanguni neid samu teateid ette 40 tuntud Eesti meest. Ööl vastu 29. jaanuari kägistas ja lõi 44-aastane mees Kohtla-Järvel oma elukaaslast. Tänane aktsioon oli osa president Kaljulaidi fondi kampaaniast Miks me vaikime. Selle raames juhivad lähisuhtevägivallale tähelepanu just mehed. Paraku on lähisuhtevägivald Eestis olnud vist kogu aja naisküsimus. Sellest räägivad naised, eksperdid on naised, sellega tegelevad naisajakirjanikud, nende allikad on naised, see ilmub naiste väljaannetes. See on niisugune nagu pehme küsimus ja tegelikult see ju ei ole. Me ei saa ühtegi probleemi ühiskonnas lahendada nii, et me jätame pool ühiskonnast kõrvale selle arutelust. Lähisuhtevägivalla probleem pole Eestis aastatega kuidagi vähenenud. Numbrid püsivad valusalt kõrged, olenemata sellest, et me vägivallast järjest rohkem räägime. Kõige karmimad juhtumid ongi siis, kui lapsed ikkagi mängus, et see lastega temaatika, et siis kui sa näed, et kui näiteks tõesti pereisa või keegi on siis ikkagi seal korralikult vägivallatsenud ja lapsed on seal, nutavad, karjuvad ja kuidas nendega tegeleda, need on need juhtumid, mis on sellised, mis panevad ikkagi vahetuse lõpus mõtlema. See on ikkagi kole jah, ütleme niimoodi, et alkoholi tarvitamise ja koduvägivalla juhtumeid on kahjuks viimasel ajal tõesti rohkem juhtunud. 10. detsembril teatati, et Lasnamäel tekitas 51-aastane mees enda elukaaslasele vigastuse. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Teie tunnete ju seaduseid läbi ja lõhki. Kas võib siis öelda, et Eesti seadused ei tee täna lähisuhtevägivalla ohvrite jaoks piisavalt? Minu arvates ei ole küsimus mitte niivõrd seadustes ja karistustes, vaid selles, et inimeste hoiakud, kasvatus, kultuur on puudulik. Sest ega kriminaalõigusega või karistusõigusega me lõpuks tegelikult inimesi ümber ei kasvata. Politsei lõppkokkuvõttes on ikka viimane reageerija. Need probleemid on kuskil mujal ja kui politsei isiku kinni peab ja ta pärast vabadusse pääseb, siis politsei temaga enam ei tegele. Et see on oluliselt keerulisem asi. Nii et minu üleskutse esiteks olge toeks neile inimestele, kelle elus midagi sellist toimub, et nad julgeks neid samme astuda, see ei ole kerge. Ainuüksi sel aastal on 15 inimest saanud lähisuhtevägivalla tõttu surma või raskeid tervisekahjustusi. 995 inimest on langenud lähisuhtevägivalla ohvriks korduvalt. Seejuures leiab aga EKRE, et Istanbuli konventsioonist, mis võitleb muu hulgas just naistevastase vägivalla vastu, tuleks välja astuda, sest see on vaid paber. Konventsioon on nagu asendustegevus. Ma ütlen, et need konventsiooniga liitumised ei anna meile juurde politseinikke, ei anna meile juurde midagi sellist, mida meil juba ei ole. Kogu see ideoloogia ju võtab naistelt tähelepanu ära. Kõik Riigikogu ees kõnelenud mehed sõnasid aga üht. Enne ei muutu midagi, kui me ei märka ja ei tegele probleemi tuumaga. Miks vägivallatsejad leiavad, et oma rusikaid on lubatud kellegi teise peal kasutada?